Nii, tere tulemast kuulama järjekordset Tarko Akadeemia podcasti. Minu nimi on Elari Tamm, on Tarko kinnisvarabüroo tegevjuht ja partner. Ja mul on hea meel, et minuga on täna kaks väga toredat inimest. Katre Teller Blondcastist. Tervist! Kuule, aga alustame sellega, et soovime kõigepealt õnne su podcastile. Aasta, jah? Jaa, 1 aasta on täis selle enda podcastiga. Kas laulame sünnipäevalaulu ka või? Aga palun. Aga ma jään seda ootama. Ja nagu kuulsite, meiega on ka Joshua James Viinalass, meie Harko Vara Rävala tiimi juht ja kinnisvaramaakler. Tere kõikidele. Super. No väga huvitav seltskond, kui meie podcastis tavaliselt me räägime sellistest, ma ütleks isegi, me oleme olnud suhteliselt maskuliinsed siiani. Ja see ei ole üldse taotluslik olnud. Ära võta südamest. Ma tahtsin just öelda, Josh, it's all good. Ma võta seda üldse südamest. Aga mul on hea meel, et meil on täna selline tore seltskond ja Katre, et sa võtsid aega ja jõudsid siia meie juurde. Jõudsin, aitäh. Meil on hea meel, et sa oled meiega. Me räägime täna, ma arvan, et teemad valguvad laiali. Nii ikka juhtub selliste toredate inimesed, kellele meeldib rääkida ja võib-olla ka natuke välised protsessijad, kes tegelikult räägivad siis, kui mõtlevad. Ma tean, et meie eelmisi podcast'e kuulates siis, kui sa räägid analüütikutega, see analüütik räägib sellest loomulikult, mis paberil oli ja mis faktid olid. Aga alustame tegelikult sellest, et Katre, ma kuulasin mõningaid sinu eelnevaid intervjuusid ja just seda sinu nagu stardilugu ja mitte soovides täna seda siin saates ütleme algusest uuesti ära rääkida, sest meil lihtsalt on aeg limiteeritud. Aga sa alustasid 2005 ja sa ütlesid, et sa ostsid korteri, kui sul raha ei olnud. Jah. Et mida enne kui ma annan sulle sõna, siis ma korraks võpatasin, et oota, aga kas sa räägid nagu enam-vähem, mul oli küll natuke varem, aga sarnane olukord, et ma ostsin oma esimese korteri siis, kui mul ei olnud raha. Tunnu nagu vastuolune, kuidas osta kortereid, kui raha ei ole? Vist aeg on muutunud? Ajad on kindlasti muutunud, aga siin on 2 asja. Üks asi on loomulikult, et peab alati olema natukene õnnes kõiges elus, aga selleks, et ka see õnn sinu õuele tuleks, peab ka ikkagi tegutsema. Ehk siis väga lühidalt oli lugu siis järgmine, et ma sain siis pangast laenu 1 000 000 krooni siis uusarendusse selliselt, et sissemaks oli 0 krooni ja samal ajal mu palk oli põhimõtteliselt olematu, et ma läksin panka paberiga, et ma hakkan järgmisest kuust saama palka siis mingi X summat, et selle ajani, kui ma panka läksin, mul palk oli vist 2000 krooni. Et tõesti, tundub täiesti uskumatu lugu, olidki väga uskumatud ajad eelmise buumi ajal, aga ma ütlen, et ka selleks, et selliseid asju teha, ei saa ainult olla see, et keegi on nagu väga lucky, vaid see on ka see, et tuleb tegutseda ikkagi. No see aja faktor on oluline, et sa olid õigel ajal õiges kohas. Ma mäletan oma lugu seda, kuidas ma olin Eerike tänav 5A, see on ühika moodi selline maja ja see nägi välja. Ma väga loodan, et mitte selline nagu täna või et ta ei näe täna samasugune välja nagu siis. Aga ma läksin sinna kohale, seal oli veel 5-6 inimest ja see maksis 350 000 krooni. 2 tuba ilma vetsuta. Ja käed värisesid, aga ma olin kuulnud, et ma saan seda osta. Ma olin tegutsenud maaklerina. Ma ei mäleta kas mõne aasta või midagi niimoodi. Siis ma helistasin lihtsalt toona panka, ütlesin, et Irina, ma tahan korterit osta. Palju su vaja on? 350, palju hindamisakt tuleb? Ja siis, ja nii, aga miks see küsimus on nagu võib-olla nagu Joshi mõttes nagu täna teissugune on see, et meie räägime täna, et inimesed ütlevad, ma tahaks algkapitalit, ma tahaks hakata midagi ostma. Hetkel me räägime sellest, et algkapitali poolt vaja, et midagi osta. Josh, sa oled täna teissuguses olukorras. Sa oled tegelikult elu alustanud, sul on tore pere, sul on äri ja sina täna pead oma kapitali kuidagi kokku saama. Ma arvan, väga palju noori kuulajad tegelikult mõtlevad, et ma tahaks ka sellest kinnisvaratrallist osa saada. Ja sa oled täna 3,5 aastat olnud tegelikult äris ja väga edukas. Ma arvan, et see on tegelikult päris paljudel. Kui ma näiteks, ma ei tea, TikTokis scrollin või mis iganes, siis seal panevad sellised suured edukad kinnisvara äri inimesed panevad ka, et näed, ostsin umbes mingi selle korteri ja
et see läheb nagu hästi kiiresti läheb möödas, et no ja mul oli 100 000 eurot võtta, et see osta ja siis ma muidugi tegin seda ja seda ja seda ja seda ja et see nagu see kapitali teema läheb nagu ülikiiresti ja siis ongi kommentaarid, umbes kus ma 100 000 täna saaksin või mis iganes, no et see no tegelikult see on väga õige point, et on vaja natuke tööd teha selleks, et sa saaksid nagu edasi liikuda sealt, aga no natukene jah, sest et ma arvan, et tänapäeval, noh, kui me vaatame, millal teie oma esimese korteri ostsite, kui palju oli võimalusi raha teenimiseks, siis ma ei tea, ma arvan, et tänapäeval on see nagu ikkagi väga palju mitmekesisem, et igasugused võimalused on selles mõttes olemas. Me räägime siin, ma ei tea, YouTube'ist, me räägime siin e-commerce'ist, me räägime Boldid. Ja kõik mingid startupid, no selles mõttes see on täiesti jabur, on ju, et sellist asja nagu siis ei olnud, nüüd on. Mulle väga meeldib see, mis sa praegu just ütlesid, seetõttu, et see küsimus, et kust leida seda algkapitali on mulle olnud ka selline üks peamisi küsimusi väga tihti, et väga hea sul praegu rääkida, sellepärast, et sul praegu on kõik hästi, aga just, et kuidas alustada ja kuna näiteks minu podcasti kuulavad ka väga palju just nooremad, et siis see võib-olla neil on nagu raske selles mõttes inspireeruda, kuna nad just otsivad seda kohta, kust nagu alustada. Ja mulle nii väga meeldis praegu, mis sa ütlesid just seetõttu, et tegelikult neid võimalusi on meeletult, et lihtsalt tuleb oma silmad lahti teha ja tegelikult paratamatu on see, et tulebki tööd teha, sellepärast, et mina alustasin ka ju selles mõttes nullist, et ka see minu selle õnnelugu lõppes tegelikult ju selliselt, et kui tuli siis kriis, ja siis tegelikult ma alustasin ju uuesti nullist, sellepärast, et mu pangakontol oli 0 krooni ja korteri väärtus oli väiksem kui laen, eks ju. Et ma tegelikult alustasin uuesti siis põhjast ja selleks, et uuesti siis üles ennast töötada, ma hakkasin ikkagi ju tööd tegema ja see, mis sa praegu ütled, et neid võimalusi, et lihtsalt, et kui sa midagi väga tahad, siis sa pead tegema tööd, et seda ei saa nagu ära unustada, et ei ole sellist nagu, jah, me kuuleme neid lugusid kogu aeg, kuidas kellelgi on midagi väga nagu läinud hästi või õnnestunud, aga tegelikult see on lihtsalt boonus, et tegelikult päris elus meil ikkagi me ei saa arvestada nagu selliste shortcutidega. Jaa, aga no kahjuks on see, et vaata, praegu on nii palju võimalusi, aga see mindset on läinud täiesti teistsuguseks, et tegelikult ma tahaks kiiresti, ma ei jaksa oodata, ma ei taha teha tööd. Et selles mõttes ma alati toon seda nagu toidu analoogiad on mu lemmikud, et väga suur vahe on see, et kas sa teed nagu sellist mingit kaua küpsenud liha kuskil krokpotis või mis iganes versus see, et sa viskad mingi šašlõkitükki juuni nagu. Et selles mõttes nagu, et noh, mulle tundub, et selline microwave mindset on nagu kõikidel tänapäeva, või noh, mitte kõikidel, aga paljudel tänapäeva nagu noortel. Sul on õigus, aga ma ütlen seda, et see on läinud võib-olla mõneti hullemaks, sest elutempo on läinud kiiremaks. Veel hullemaks. See on läinud hullemaks, aga ma ütlen, et siiski ka kui mina olin noorem, et täna ma olen siiski 40 juba ja ma ütlen, et tekib selline mingisugune ka arusaamine nagu see, et sellest ajadimensioonist, et kui ma ise olin noorem, et ma olen olnud üks maailma kõige kärsitumaid inimesi, et mina küll ei oota mingit aastat või 2, et, no, et see on täiesti kosmos. Et siis täna nagu ma mõtlen, et see aeg tegelikult, jah, elu on pikk, aga läheb kiiresti. Et selles mõttes tegelikult ikkagi kõikidele ka nagu noorematele, et kui sa hakkad kuskilt pihta, et see tundub, oh my god, et ma ei hakka oodata 5 aastat või 10 aastat. You blink and you're 90. No vaata, siin ongi you blink and you're 90. Beautiful. Mulle meeldis ühes intervjuus sa ütlesid seda, mis nagu tänapäeva võib-olla see sama mindset juurde läheb, on see, et inimestele ei meeldi sõna vastutus. Ja mulle tundub, et see sama selline mentaliteet, et mind peab aitama. Kes on süüdi? Selles mõttes, et see on üks mul nagu põhilisi asju, mida ma üritan inimestele rääkida, et võta vastutus oma elu eest ja hakka tegutsema. Tegelikult, kui sa terve inimene, sul reaalselt ei ole vabandusi ja kui sa ei taha seda teha, siis ei pea seda tegema. Ega mina ka ei eelda näiteks, et mina mõtlen oma perekonda. Minu perekond selles mõttes, rahalises mõttes ei ole absoluutselt ambitsioonikas. Neil on täiesti teistsugused eesmärgid kui minul, nad on väga-väga õnnelikud inimesed, nad tahavad teisi asju. Aga kui sa tahad nagu neid asju, millest meie siin praegu näiteks räägime, siis lihtsalt tuleb võtta vastutus ja hakata tegutsema, et ära oota, et keegi peab sulle midagi ette kandma. Et see on minu arvates täiesti absurd, kui täies elujõus inimene kuidagi kujutab ette, et teistel on kõik väga lihtsalt tulnud ja tema vaesekene siin kannatab. See on puhtalt siin kinni. No ja ma arvan, et see on puhtalt seal kinni ja see, kuidas see sinna kinni jõuab, on minu meelest sotsiaalmeedia süü. Ja see point on selles, et sa näed kellegi high pointi low pointist, et sa näed kedagi ja me ei tee koledaid pilte Instagrami, me teeme neid ainult ilusaid.
ja see point ju ongi selles, et me näitame oma õnnehetki. Okei, praegu on kuidagi trend ka kohati näidata seda low pointe, aga ma arvan, et see mida sa ütlesid, on raske, aga absoluutselt vajalik. Võtta vastutus selle ees, et mina pean oma tööga looma mingi väärtuse. Sa ei pea, aga kui sa tahad, siis see on sinu kätes. No tähendab, et kui ma tahan tulemust, siis ma ka just pean. Täpselt. Aga kui ma ei taha, no siis jah. Kui sa nagu tahad, aga midagi ei tee, siis midagi ei juhtu. Sa teed selle perekonna aspektiga sisse, et sul on nagu mingisugune taust ka, kust sa tuled alati ja kui ma mõtlen enda pere peale või igaüks, kes kuulab, mõtleb enda pere peale, siis me igaüks tuleme kuskilt taustast, aga ma arvan, et see väga oluline mitte süüdistada seda tausta, kus sa tuled ja võtta, siis ongi see koht, kus sa hakkadki võtma vastutust sellest, okei, mina võin olla see koht, kus see nagu see ajajoon, see, mis on allapoole minas, mina võin olla see, kes võtab selle ja hakkab seda ülespoole kruttima. Täpselt, praegu räägitakse nii palju, kui igasugu väga popur rääkida praegu lapsepõlve traumadest, et kui mul on see trauma ja ma ei saa sellepärast, et mul on see trauma, nagu saage üle, päriselt. Sorry, selles mõttes, et meil kõigil on mingi trauma. Ma olen ka mõtlen, ma vaesekene, ma olen vaesest perekonnast ja sellepärast ma olengi vaene. Nagu mina olen ju terve normaalne inimene, meil on tasuta ju haridus olemas selles mõttes ja ma saan ju minna tööle, et ma ei hakka süüdistama oma perekonda nagu selles, mida mul ei ole. Et vabandust, et ma nüüd nii karmilt võib-olla ütlesin mõne inimese jaoks, aga mulle kuidagi tundub selline see mõtteviis lihtsalt, et kogu aeg otsida neid põhjendusi selle asemel, et lihtsalt hakata tegutsema, tundub mulle lihtsalt nagu absurdne. Jah, nõus. No, ühesõnaga vastutus on midagi, mis on teatud mõttes koorem. Igal juhul, kui sa tahad midagi võita, sa pead midagi nagu alla panema. Ja kui me räägime täna sellest, et alustada oma, ütleme siis, investeeringutega. Ma saan sellest aru, et vahest võrreldakse, nagu täpselt samamoodi võib-olla Katre võrreldakse sind kellegiga või keegi võrdleb ennast sinuga, et näe 10 korterit ja su story võib-olla on nagu tuttav, aga see 10 korterit on juba liiga kõrgel, on ju, et see on juba ehk siis seda väikeseid starte alahinnatakse. Aga väikesed alused on olnud sul ja Joshil ja meil kõigil. Väiksed stardid on tegelikult need, mis loovad selle suure asja lõpuks, sellepärast, et see algus, nagu sina mainisid ka siin enne, et see algus on see kõige raskem. Et see, et saaks selle rongi nagu liikuma, täpselt nagu see rongi näide ongi hea, et vaata, kui alguses, kui palju energiat tegelikult võtab saada, või vaadake näiteks Space Shuttles, on ju, et kui palju see võtab nagu energiat, et saada see rakett sinna nagu ülesse, et see alguses on meeletu jõud, et pärast seal vaakumis ilma seal läheb ju rahulikult ise edasi, eks ju. Et selles mõttes, et see algus ongi väga keeruline, aga lihtsalt tõesti, et siis järjepidevus, eneseusk, vastutuse võtmine ja tegelikult ei saa üldse üle ega ümber ka sellest, et kes sind tegelikult ümbritsevad. Et ma arvan, et sina võid sellest väga ka hästi rääkida, tegelikult sinu see energia sinu ümberringi on ka selline väga selline positiivne ja selline, et you can do it ja kõik see, et selles mõttes sul on see väga hea näide. Kindlasti ma arvan, et see nagu toetav keskkond, kui ma mõtlen, võib-olla sa pidasid silmas nagu perekondliku toetussüsteemi, aga tegelikult kui me räägime siin nagu ettevõtte kontekstis, siis tegelikult Elari ka on ju, sina oled see, kes seda Arkovara nagu tiimi tegelikult on kokku pannud ja perepea. Jah, et tegelikult see on väga, väga lahe ja see, kui su äripere sind toetab, kui su enda pere sind toetab, see annab sulle nagu lihtsalt väga head nagu võimalused ja väga hea vundamendi, aga see ei ole määrav. Tegelikult see on sinu enda kontrolli all on ka võtta see vastutus ja teha ära. No vaata, te teate seda ütelust, et ütle mulle, kes on sõbrad ja ma ütlen, kes sust saab. Seda point nagu on ka ju selles, et kui me räägime väiksest stardist, kui me räägime sellest, et keskkond on oluline, ma arvan, et on isegi kriitiline, sest point on selles, et kui me räägime näiteks teaduslikuse aspektist loovusest, siis loovus ei saa toimida suletud ringis, ta lihtsalt ei toimi. Loovus vajab mida? Õhku ja selle nimi on inspiratsioon. Ja seal, kus tuleb inspiratsioon, seal tekib loovus. Ehk siis vaata, kui me räägime täna inimestest, kes tarbivad näiteks sotsiaalmeediat, täna mõtlevad, tahaks olla investorid ja nii edasi, siis nii kui ta mõjub nagu vastupidiselt sellele, et ta avab midagi
vaid vastupidi, tekib see enese nagu süüdistus või tekib selline, ongi self-pity, siis tegelikult me ei saa rääkida enam sellest, et inimesel on nüüd kõik võimalik, tal ei ole. Nii kui sa ütled, näiteks ka podcast'is, kõik on võimalik, te saate hakkama, siis tegelikult talle mõjub see juba vastupidiselt. Aga vaata, mis sa räägid. Ja siis ma mõtlesin, et äkki tuleme selle juurde tagasi, et hiljuti just lugesin ühte Setko Tinni podcasti või lugu, blogi, kus ta ütles seda, et kõik tahavad teha grand opening'i, suurelt avada. Ja ma kuulasin, Katre, sinu ühte intervjuud, sa ütlesid seal päris ägedalt, et tegelikult sa pead alustama enne, kui sa oled, oli su lause. Jaa, alusta enne, kui sa oled valmis. Ja see on üks asi, mida tegelikult ma sain aru hiljem oma elus, et nooremana ma ka alati tegelikult mõtlesin üle hästi palju. Et ma ei saa seda teha sellepärast, et ma pean enne selle asja ära tegema ja siis ma pean selle asja ära tegema. Et ma arvan, et see on muidugi seotud ka enesekindlusega, et sa võib-olla julge sellepärast, et sa kardad läbi kukkuda, mis teised arvavad, aga lõpuks on ka see, et enesekindlus tõstab see, kui sa tead, et sa saad hakkama, seda, et sa tead, et sa saad hakkama, tõstab tegelikult sinu kogemus ja kogemust saad sa ainult siis, kui sa midagi teed. Ehk tegelikult, kui sa vaatad ka inimesi, kes läbi kukuvad, siis austus sellepärast, et vähemalt nad on midagi proovinud ja vähemalt nad selle tee on läbi proovinud, sellepärast, et kui sa ainult mõtled, et ma kunagi hakkan midagi tegema, siis sa ei hakkagi mitte midagi tegema ja see on ükskõik millega elus nii. Et selles mõttes, et mina praegu nüüd viimased 10 aastat, kui ma võtan nüüd seda uude ärkamist peale seda eelmist kriisi, kui ma nüüd nullist alustasin, ma võtsin täiesti teise mindseti just nagu selles mõttes, et ma tean, et ma ei ole valmis, ma tean, et must on palju targemaid inimesi ja ilusamaid inimesi ja edukamaid inimesi, aga mis siis? Selles mõttes, et ma hakkan lihtsalt pusima ja lõpuks tegelikult nagu enne, kui sa aru saad, juba oled sa kuskile jõudnud. See on nii klassik, et kui sa näiteks, sa oled nagu lõksus, kui sa hakkad võrdlema ennast teiste inimesega, sa paned ennast valmis põrumiseks, kui sa hakkad ennast võrdlema teiste inimestega, sest et sa kas arvad, et nemad ongi kogu aeg sust paremad või B, isegi kui sa saadki neist paremaks, siis sa oled nagu ennast täis ja pärast seda sa kukud veel hullemini, kui sa isegi olid. Õigesti öeldud. Ma arvan, et see nagu teistega võrdlemine ja see mängi oma mängu, lihtsalt tee seda, mis sulle meeldib, tee seda järjepidevalt, tee seda hästi ja hoia, selles mõttes nagu öeldakse, et inimestel on klapid ees, aga ma arvan, et selles mõttes, mõnes mõttes peab nagu hoidma ka fookust enda nagu tegevustel, enda asjadel, mitte laskma nagu mingitel trendidel ja mingitel suvalistel tuultel siin nagu ümber lükata. Täpselt, sest vaata, kui sa praegu räägid võrdlemisest, siis kellega sa pead ennast võrdlema, oledki sina ise, et see kehtib samamoodi näiteks, et kui ma lähen jõusaali ja tahan endale paremat keha saada, mul ei ole mõtet võrrelda ennast mõne supermodelliga või bodybuilderiga, ma vaatan, et milline ma olin 2 kuud tagasi ja milline ma olen täna. Et täpselt samamoodi nagu raha või edu või mis iganes meie sees toimub, et ikkagi, et sa tahad endast ületada iseennast ja endast saada paremaks, kui sa olid enne. Muidugi, ja ma arvan, et selle eelduseks on see, et sul on ka mingi tagasiside mehhanism endale. Näiteks, ma ei tea, kui ma lähen jõusaali, ma alustan, ma teen pildi endast, ma võib-olla isegi lähe kaalu peale, sest ma tean, et lihasmass kaalub rohkem kui rasv, et ma tegelikult pean endast pilti tegema, mul peab olema süsteem, kus ma saan ennast nagu võrrelda, et kui ma olen kuskile jõudnud, siis ma saan tagasi vaadata, nii et kui mul ei ole seda süsteemi, siis tegelikult ma vaatan tagasi, mul pole midagi vaadata, isegi see on täiesti mõttetu. Ja mõtle, kui hea enesetunde sulle annab, kui sa tegelikult mõtled ka praegu, kui me siin enne rääkisime, et kui hästi sul on läinud ja tegelikult kui noor ja edukas, sa oled ja kui tubli, et tegelikult kui sa võtad jälle siin 5 aastat tagasi näiteks, et kui sa võtad kui sul see võrdlusmomenti praegu ei ole, sa tegelikult ei saagi aru, kui hästi sul on, aga kui sul on see võrdlusmoment, siis sa saad aru, et ja siis sul tõuseb ka see enesekindlus, mis jälle viib sind edasi sinnamaani, et sa julged tegema suuremaid nagu samme ja muutud nagu veel tublimaks ja edukamaks. No ma ei tea, mul on hulk lapsi ja ma olen vaadanud nende kasvamist ja hulk lapsi. Mis number see on? Siin läheb postis edime mingisuguse perepildi siia. Ma ei hakanud välja ütlema. Point on nagu selles, et vaata, nad arenevad ja kui sa vaatad, kuidas laps tõuseb püsti ja siis kuidas ta näeb ja kõik plaksutavad talle, siis see ongi nagu see keskkond, kus ta tegelikult saab loomulikult ja tervelt areneda. Ja ma arvan, et üks põhjus, miks võib-olla meie kuulaja, kes praegu mõtleb, et okei, ilusad ja edukad inimesed räägivad näiteks ja ma seda usungi.
aga ta võrdleb ennast näiteks kuulajatega, siis lood võivad olla võrreldavad kuulajatega, vaid meiega. Lood võivad olla võrreldavad. Ma ei tea, ma sündisin seal linnas, sa sündisid seal linnas. Aga see kõik muu, nagu me oleme rääkinud, on nagu inimeste kätes, nii et võib-olla see osa nagu summeerida on see, et keegi ei peaks kartma väikseid algusi, aga keskkond on kriitiline ja rääkimata sellest, et võrdled, siis võrdle endaga. Täpselt, ja mainisid keskkond, ütleks veel nii palju, et kui sul su keskkond ei meeldi, siis liigu, sa ei ole puu. Just. Ja see on põhimure, et inimesed arvavad, et on puud. Jah. Ei saa liikuda. Me ei ole puud. Liigu. Inimesel on võime muutuseks, see on inimese võime. Kutsa on kahjuks seal ketis edasi, nii kaua ta elab, nii kaua talle antakse, aga inimene saab muutuda. Me räägime täna ka investeerimisest ja selles mõttes, et väikestest algustest ja te mõlemad olete täna teinud väga ägeda teekonna läbi ja te võite Katre lugu kuulata laiest meediast rohkemgi. Aga Katre, kus sa täna oled? Mis toimub täna sinu kui investori elus? Sa kirjeldasid lahedat kogemust, et ühe üürnikuga olid mingid teemad seal, aga mis toimub? Milliseid võimalusi sa täna kinnisvaraturul näed või üldse investorina? Ma olen ise praegu sellises nagu rahus ise, sellepärast, et ma ei tõmble. Kuna ma olen õnneks nii vana, et ma selle ühe kriisi olen nagu läbi teinud, siis ma olen ka piisavalt kuidagi nagu rahulik selles osas, et isegi kui nüüd midagi siin juhtub, ma tean, et see on täiesti normaalne, kriisid tulevad, kriisid lähevad, samamoodi nagu meie elus on tõusud ja mõõnad, et ma olen ülimas rahus, ma ei ole võtnud suuri riske, ehk mul on väga vähe võimendust, mul peaaegu olematu, ehk see tähendab seda, et tegelikult minuga otseselt nagu, kui nüüd jätta siin poliitilised riskid kõrvale, tegelikult ei saa nagu väga nagu midagi juhtuda ja ma lihtsalt, ma ei saa päris öelda, et ma istun kätel, aga ma võtan asja nagu väga-väga rahulikult. Et loomulikult ma vaatan erinevaid võimalusi, hoian silmad lahti, aga ma olen praegu sellises kohas, kus ma nagu ei tõmble, ma ei paanitse, ma isegi igapäevaselt ei surfa enam mööda kinnisvaraportaale, vaid ma kuidagi üritan nagu võtta selle hetke natuke niimoodi, isegi võiks öelda nautida nagu seda olukorda, et vaadata, kuidagi õppida ja kuidagi jälgida seda olukorda, sellepärast, et hoolimata sellest, kui halb see olukord on, nagu me räägime siin kõik COVID ja Ukraina sõda ja kõik see, et siis tegelikult ka mingil viisil on tegelikult väga huvitav, et me elame tegelikult sellisel ajal, me näeme selliseid asju, ma üritan kuidagi neist asjadest nagu paremini aru saada, sest kunagi tuleb jälle mingi 3. kord või 4. kord, et ma kuidagi proovin nagu sellest rohkem aru saada, kui siis, kui oli see viimane buum ja kriis, kui ma tegelikult väga piiti nagu ei jaganud. Mis sinu kui investori elus toimub? Nii et väga hea, ma arvan, et inimesed said selles mõttes hea ülevaate. Ma annan võib-olla ülevaate enda siis sellisest nagu olukorrast. Ja võib-olla enda protsessist ja te võite nagu noogutada, kui tundub, et ma teen midagi õigesti, sest mina ilmselgelt ei ole nii kogenud, nii haritud selles valdkonnas, nii et võib-olla, kes ei ole nii pädev, siis võib-olla samastub minuga praegu. Ma arvan, et on väga oluline ennast harida selle teemal kõigepealt. Esimene asi, mis mina olen teinud, on ennast harinud sellel teemal, mida ma tahan kuhu ma tahan investeerida, kui palju, kuidas. Nii et soovitan kõikidele võtta endale mingisugune mentor käe kõrvale, kes aitab. Kes on sinu mentor? Minu mentor on Oleg, üks Oleg, kes on, tervitan Olegi. Ja Oleg on kuidagi väga tark, ta on töötanud mitmes pangas, tegelenud investeerimisega aastaid, et ma lihtsalt kuidagi võtsin ta enda käe kõrvale, tema oli nõus mind siis sellise õpipoisina vastu võtma ja tegi siis sellise väikse kursuse mulle. Nii et harimine, ma arvan, ja sealt edasi. Korraks ega vahele, kas sa ise pöörsid tema poole, et palun ole mu mentor? Praktiliselt küll, jah. Aga see on jälle, ma tahan selle lihtsalt rõhutada sellepärast, et kes praegu vaatavad meid, et jätke meelde, et näete, et inimene ise läks ja palus abi, ta sai seda abi, et jälle, super. Ja. Sealt edasi, ma arvan, et on oluline võtta endale mingisugune reservfond, on ju, et ära hakka investeerima rahaga, mida sa oled valmis kaotama, ära mängi maha oma toiduraha, see on asi, mis ma olen õppinud, õnneks jah, ma olen seda nagu hoidnud, süüa mulle meeldib,
Nüüd investeeringuteks väga palju alles ei jää. Miks sa naerad? Toit on hell koht või? Toit on veel kõigis hell koht. ja sealt edasi hakkasin endale lihtsalt kõrvale panema mingit raha igakuiselt, et hakata nagu vaikselt investeerima. Mitte suur tükk kuskile ühte kohta, aga igakuiselt kindel summa, vahet ei ole, kas on hea kuu või halb kuu, aga ma selle summa eraldan ja panen kuskile, kus see raha hakkab kasvama. Me räägime täna aktsiatest, võlakirjadest. Krüptovaluutast, mis on ka hell teema praegu, sest et kui ma vaatan, mis selle väärtus on, siis Bitcoin vist on kadunud. Siis see ei ole sama, mis ta oli kõik ei ole veel kadunud. Ma arvan ka, et lootus ei ole veel kadunud, aga ja nüüd tänu nagu mingitele väiksematele investeeringutele on mingi suurem hulk võib-olla akumuleerunud ja mingi hetk ikkagi siis astun sinna kinnisvara aga mul on sulle küsimus, et kas praegu nüüd see olukord näiteks, kui sul on selline plaan hästi konkreetselt paigas ja nüüd arvestades kogu seda Ukraina teemat, ja kas sa oled seda plaani nagu muutnud või sa lihtsalt lähed edasi selle plaaniga ja lase ennast kõigutada? Dollar cost averaging, ilmselt sa tead on ju, mis see on, aga see on siis selline järjepidev igakuine mingisugused investeeringud, mis sa teed ja see ei ole pannud mind kõigutama. Ma olen nagu suhteliselt lojaalselt võtnud väga konservatiivse plaani selles mõttes ja jäänud nagu selle juurde, mitte lasknud. Ma arvan, et kohe kui hakkab asi emotsionaalseks minema, siis sa tead, et okei, midagi võib väga valesti minna. Nii et ma proovin nagu hoida neid investeeringuid ja emotsioone üksteisest väga lahus. Good luck with that. Thank you. Aga selle juures ma arvan, et just sinu nagu elujäri sinna nähes, ma arvan, et sa oled väga järjepidev. Ja see on suur tugevus, sellepärast, et vaata, inimesed ootavad suurt raha ja kardavad või te kardavaid seda väikest raha hävitavad. Ja ausalt öeldes, kui sa hakkad nägema suurt raha, siis sa hävitad selle täpselt samamoodi ära nagu väikse raha. Et kõik algab jälle sellest väiksest stardist ja minu mentorid on mind alati õpetanud, kui kogu mu rahatarkuse algus on seal, et suurima jõukuse allikas on sissetulek. Ja võt, kui me räägime investeerimisest, kui me räägime kinnisvarast, siis minu meelest üks ainus viis, kuidas saada, mitte ainus viis, loomulikult on alternatiive, stabiilseim, sinu kontrolli all, on tegelikult luua endale sissetulek. Ja siis olla see, mida Josh sa kirjeldasid, järjepidev, teha iga kuu samu asju ja teha seda järgmised 10 aastat. Ja mulle meeldib minu äripartner Helver, kuidas tema kirjeldas oma nagu starti täpselt samamoodi, et kui kõik küsivad seda, et okei, et kus sa selle papi kokku ajasid, kus sa said, ja sealt tuleb selline hädine lihtne vastus, et tegin iga kuu tööd. Aga ma elasin allapool oma võimalusi. Ja inimesed nagu kuidagi nagu imestavad, see küsitakse minu käest ka väga palju, et aga kuidas sa ikkagi, nagu mis mõttes sa tegid tööd, nagu sellest nagu mul läks selles mõttes paremini, et jah, ma töötasin ka välismaal, ma olen elanud Milanos ja Londonis ja Stockholmis, et mu sissetulek oli seda võrra suurem, aga jällegi ma ise ju tegin selle otsuse, et ma läksin kuskile, ma olen seda kõik ise ju teinud. Aga sa oleks võinud ju kõik selle Londoni palga maha süüa. Ma oleks võinud ju pidutseda ja süüa ja osta endale jälle järjekordse uhke auto siin Eestis ja mida iganes, mul täna isegi ei ole autot, et selles mõttes isegi mitte punast kabrioletti. Isegi mitte punast kabrioletti, et ma selles mõttes, mul on kondimootor ja siis ma sõidan vahel, kui vaja, siis ma sõidan taksoga, et kokkudes ta väga palju odavam. Ja ma ütlen, et ma tegelikult väga ikkagi jälgin ka nagu seda, mulle meeldivad ilusad asjad, et ma ei ole kindlasti selles mõttes nagu mingi koi, et kui ma tahan osta midagi ilusat ja head, ma ostan selle, aga ma ikkagi üritan olla mõistlik, sellepärast, et üks suurimaid ohte, mis on, et kui me liigume edasi korraks sealt, et kui sa alustad, aga siis on esimesed suured rahad, eriti kui on tulnud kuidagi ka niimoodi nagu õnne peale natukene, et see on nagu loteriivõite lugu jälle, eks ju, et siis on väga lihtne asju kaotada, tuleb säilitada see kaine meel ja minna, nagu sa ütlesid, et sul on see kindel plaan, aga et see plaan oleks ka nagu sama siis nagu nende väljaminekute suunal, et see ei flipiks nagu ära seal. Ja minu arust on inglise keeles väga hea välja on delayed gratification, mis on siis edasi lükatud. Lükka edasi.
no nagu see tulemuse naudingu. Jah, täpselt. Et lükka oma tulemuse naudingut edasi, et selle asemel, et võib-olla kohe see nagu maha mängida, aga pane see nagu uuesti ja ringlusesse. Pärast sa naudid seda rohkem. Just, no jah. Ja siis on silmapilk ja oled 90. Tasakaal. Aga võib-olla asi ongi selles, et me keskendume niivõrd tulemusele. Me räägime kogu aeg sellest nagu majanduslikust sõltumatusest, mis on nagu suht pseudoteema. Me räägime finantsvabadusest, mis on täpselt samamoodi natuke pseudoteema, et milleks olla finantsidest vaba, sõnadega mängides. Et me tegelikult ei räägi sellest, et kuidas õppida armastama tööd uuesti. Okei, see kostub nagu imelik, kuidas hakata uuesti tööd armastama, sest tegelikult inimestele ju ei meeldi tööd teha, nad tahavad kohe neid shortcut'e. Mulle tundub, et see jutt on nagu inspireeriv, aga teiselt poolt siuke, et aga mina küll ei taha tööd teha. Tööarmastus. Sa kirjeldasid oma seda kasvu sealt Paldiskist, sa kirjeldasid tegelikult seda oma töökust. Need olid need tükid, mis mulle intervjuudes sinuga kuidagi nagu kõlama jäid. See on huvitav, et sa kasutad sellist sõna minu kohta, sest et ma ütlen, et ma tean väga vähe rohkem. Või olid sa kohustatud? Ma olin ikka kohustatud, sest ma tean väga vähe laisemaid inimesi kui mina. Ma olen tõesti nagu päris... Ma tean paari. Mul on, nagu ütleme, kui ma ümber ringi vaatan ikkagi, ma olen selles mõttes ikkagi päris enesekriitiline, et ma olen tegelikult laisk nagu porikärbes. Aga mul on olnud selline nagu nälg, et ma tahan ise... Ma lihtsalt tahan, et mul on paremini ja see ma olen nagu ise ennast selles mõttes nagu piitsutanud, et ma ei ole ise endale andnud varianti ja kuidagi ka selle tööga või selle tööarmastusega on ikkagi nii, et on täiesti mõttetu siis nagu alustada sellist karjääri, kus sa tead juba ette, et see asi absoluutselt sulle ei meeldi, et seal on suured numbrid, aga isegi ka valida oma tulevikku siis karjääri mitte nagu selle järgi, kus need suured rahad liiguvad, vaid selle järgi, mida sa päriselt tahad teha. Sellepärast, et tõesti, et ole kas või nagu aknapesi, aga kui sa oled nagu parim aknapesi ja sul on alati tööd. Et selles mõttes, et midagi milleski sul on võimalik saada tõesti nagu väga-väga heaks. Ja väga heaks on sul võimalus saada ainult siis, kui sa oma tööd armastad. Ja praegu ka ma mõtlen, et mina praegu tunnen, et ma olen sellises kohas oma elus, et see nii-öelda karjäär, mida ma olen tööalaselt teinud siin viimased 17 aastat, see hakkab hetkel läbi saama, sellepärast, et mind kõnetavad teised asjad ja siis on alati võimalik ka teha kannapööret elus. Et jah, et tööd ideaalis võiks armastada, sest et elu tõesti on lühike ja ei ole mõtet ju kannatada see 8 tundi päevas, aga lihtsalt, et siis ka natukene olla kriitiline, et jällegi me jõuame sinna, et sa ei ole puu ja kui sulle midagi ei meeldi, mida sa teed, siis vali, muuda, tee midagi muud ja siis armasta seda ja tee. Ma arvan ka, et see on päris suur müüt, et appi nüüd, kui ma tööle lähen, siis ma pean sinna jääma, pean seal olema mingi mitukümmend aastat. Et tegelikult jah, ma arvan, et see vabadus ja see jah, et sa leiad midagi, mida sa reaalselt armastad, et see võtabki mingisuguseid samme, aga samas kui sa lõpuks sellele nagu leiad, siis pühendu sellele ka, et see ei ole see, et sa lihtsalt kogu aeg nagu liigud ühest kohast teise. Aga sa mainisid korraks seda nälga, et mis sind pani seda tundma või miks? No, mul on ikkagi olnud jah, ma ei tea, sellepärast, et ma olen üsna ka tagasihoidlikest oludest nagu enamus minu vanused muidugi, aga lihtsalt on huvitav jah see, et minul see nälg nagu tekkis, aga minu õdedel näiteks seda nagu nii väga ei tekkinud, et ma ei tea, kas on mingi esimese lapse teema või kuidagi, mul oli rohkem selline tunne ikkagi, et ma ikkagi, mul olid nagu suured plaanid ikkagi, ma tahtsin ikkagi 5-aastaselt juba Ameerikasse kolida näitleks saada ja miljonäriks ja MacGyveriga belluda selles mõttes, et mul ei olnud mingid väiksed plaanid elus. Mulletiga mehed kuulsite. Päris hea. Ma olen mõeld selle lause peale ja seda sageli öeldakse, et leia oma kirg ja armasta tööd, mida sa teed. Ja ma olen leidnud, et tegelikult väga vähestel on see privileeg. Ja see on jälle selline, ta toimib juba hästi, aga tegelikult kui vähesed meie ümber saavad privilegeeritult teha seda, mida nad armastavad. Mulle meeldib Anthony Robbinsi üks lugu, kuidas ta rääkis sellest, kuidas ta läks seal Fidžil kööki ja tema ülesanne on see nõusid pesta, aga ta vihkab nõudepesu kogu südamest. Ja siis, kuidas ta kirjeldas seda struggle'it seal köögis, kuidas, teate küll, ma ei kannata seda, see lõhn, see rasv. Ja kuidas siis toimus mindsetis, mõtteviisis üks hetk, kus ta ütles, tead mida, ma parem võtan sellest kogemusest, mis mul siin on praegu maksimumi. Ja siis ta hakkas kirjeldama seda, kuidas
ja see kogu loogika on see, et sa hakkad õppima armastama või armastama seda, mida sa teed. See on oluliselt raskem, kas pole? Mulle nii meeldib praegu, mis sa ütled, sellepärast, et kui on tõesti nüüd selline olukord, et sa saa seda olukorda muuta, siis ainuke asi, mida sa saad muuta, on oma suhtumine. Ja kui sa muudad oma suhtumist, siis lõpuks tegelikult, mis loeb, on ikkagi see tunne, millega me läbi elu läheme. Ja kui sa tead, et sul ei ole valikut, sa pead seda näiteks aasta aega või sul on mingi olukord, mida sa lihtsalt pead tegema, siis sul ei ole mõtet seda teha enda jaoks hullemaks ja kannatada või lihtsalt muuda oma suhtumist. Ja üks asi, mis mulle näiteks väga meeldib just, et kui ma olen USAs käinud, et mulle tundub, et seal isegi nagu tänavapühkijad kuidagi nagu, nad tunduvad nagu rõõmsad, nad arvastavad oma tööd, nad tervitavad inimesi, et kuidagi, et ükskõik mis tööd sa teed, sa oled uhke selle üle, mida sa teed. Et kuidagi, et see mulle tundub, et on natukene siin kuidagi meie mentaliteedis nagu puudu, et on mingid nagu head ja glamuursed tööd ja siis on justkui mingid lihttööd, et ja siis justkui, et inimesed nagu positsioneerivad nagu teisi inimesi nagu selle töö ja ameti järgi, mis on tohutult nõme. On ausalt, et kõik ei pea olema mingid suured direktorid ja bossid. Ja siis me jõuame sinnani, selle sõnani, mille nimi on kompensatsioon. Kompensatsioon selle eest, mis sa teed. Ja arusaadavalt, et kõik tahavad saada väga suurt kompensatsiooni. See kompensatsioon on võrdpilt rahast. Sa tahad palju raha ja ma kasutan sõna kompensatsioon sellepärast, et see on see, mida sa andsid, selle eest sa saad kompensatsiooni. Ja siis me oleme näinud, et on inimene, kes saab 1000 eurot kompensatsiooni ja teine saab 2000 kompensatsiooni. Ja siis sa mõtled, et okei, 1000 ma saan aru. Ma saan aru, miks ta 1000 sai. Aga miks tema 2 sai? Ja siis me jõuame sinna, et ühed inimesed on väärtuslikumad kui teised. Ühed annavad rohkem väärtust. Mitte inimesed, nende panus on väärtuslikum kui teistel. Talle makstakse rohkem. No muidugi, mis puudutab seda kompensatsiooni ja üldse seda raha tegelikult, et siis tegelikult me ei saa sinna midagi teha, et on tööd, mis on tasustatud kõrgemalt ja eriti neid tööd, mis puudutavad mingit suuremat vastutust, kas siis rahalist vastutust või vastutust siis teiste inimeste eest. Aga ka see, et kui on näiteks sissetulek väiksem, et siis ju väga hea algus oma sissetulekut suurendada on siis nii-öelda, ma ei tea, mis on eesti keeles nagu side hustle, et kõrvaltegevused siis nii-öelda, et lisatööd, et tegelikult ka väga palju ettevõtjad on ju alustanud sellised, nad alustanud oma mingi põhitöö kõrvalt midagi, mis alustad väikselt, sul on see põhisissetulek, see, mis toob sulle leiva lauale, sulle turvatunde ja sealt sa ehitad ennast siis nagu ülesse. Et tegelikult ka väikse sissetulekuga inimestel tegelikult on ikkagi võimalik oma sissetulekuid suurendada, et ma ütlen, et mul on väga raske leppida selle mõtteviisiga, et inimesel ei olegi võimalust. Täna Eestis, siin, kus me oleme vabal maal, mul on väga raske ja see on ilmselt jah, selle nagu mentaliteedi küsimus, aga kui keegi räägib mulle, et temal lihtsalt ei olegi võimalik, nagu kui ma debateerin selle inimesega, ma leian ikkagi lõpuks 10 asja, kuidas see on võimalik, et see on lihtsalt puhtalt mentaliteet. Ma arvan, et see kompensatsioon tegelikult ei ole ka see lõplik eesmärk. Ja kompensatsioon ei ole ainult rahaline. Jah, aga kui me räägime siis rahast, siis tegelikult raha on lihtsalt vahend. Et sina tahtsid, olid näljas ja sa tahtsid saada raha selleks, et MacGyver, USA, kõik see. Nii et ja ma vist olen enda jaoks nagu sõnastanud selle MacGyveri ja USA, sinu kontekstis siis olen nagu sõnastanud selliseks nagu miksiks, et miks ma teen seda, mida ma teen. Ja ma arvan, et see raha, mis sealt nagu, mis sinu töö tulemusena tuleb, see on see vahend, millega sa saad oma miksile järgimine, aga see, kui sul on see miks olemas, siis see nagu liigub kõik nagu tagurpidi selles suunas, et sa teedki oma tööd, sest sul on motivatsioon, sul on mingi eesmärk, sul on nagu mingi suund, kuhu poole sa liigud. Nii et ma soovitaks küll kõikidel enda nagu MacGyver kuskile paberile kirja panna või sõnastada see suur miks sinu enda väga jaoks. Õige. Et siis sa saad, siis sa ei jahi seda raha lihtsalt, sest et mingil hetkel sa saad selle raha kätte ja sul on nagu keegi aplodeerib sulle ja sa võib-olla sõidad selle ilusa kabrioga ja keegi vaatab sinu soonas, aga päeva lõpuks ei täida sind. Ei täida. See on see, et sa oled õnnelik, eks ju, ja mõtlen ka, kui sa ütled seda miks, eks ju, et siis see MacGyver, see on see minu olnud see teema või see miks oli tõesti siis nooruspõlves päris pikalt, et kunagi ma ostan need piletid sinna ja lähen, aga tegelikult täna jälle see puhtalt vabaduse tunne, sest see annab mulle õnnelikkuse tunnet, et mul on nagu vabadus, et ma saan päriselt olla mina ise, et ma ei pea ennast panema mingisugustesse raamides, et see on täna see minu miks. Ja sa ütlesid nii ilusti, et iga inimene võiks leida endale selle, et mis on see sinu miks ja siis
tegelikult tekib ka see motivatsioon, kuigi ma ütlen ka kohe ära seda, et ükskõik millist tööd me teeme, meil ei ole alati motivatsiooni. Ja siis nendel päevadel, kui meil ei ole motivatsiooni, me peame lihtsalt tegema, sest ma ei usu, et ka sina tõused igal hommikul üles niimoodi, et sa oled hullult motiveeritud. Ja kui ma ei ole, siis ma pöördungi oma miksi juurde ja minu miks ei ole ka ainult minuga seotud, see tegelikult minu miks läheb minust kaugemale, läheb minu lähedastele, läheb sellele, et ma tahangi oma pere jaoks, tahan parimaid tingimusi luua ja see on see, mis tavai suval. Tõusen püsti, lähen hakkan toimetama. Kuulge, meil on aeg lennanud ja ma ausalt öeldes tahaks öelda, et siin teeb pausi ja nüüd läheb tasuline content edasi. See on lihtsalt liiga hea, et lihtsalt edasi jutustada ja ma usun, et kuulajad, kes on tahtnud, on siit saanud mõtted eriti need, kes on mõelnud investeerimise peale laiemalt ja ka meie äris, meil on väga palju maakleid, kes alustavad seda äri ja nullist ja siis saavutavad tulemusi ja see on hästi inspireeriv teekond, nii et jälgida, nii et ma väga tänan Frontcastis sind, Katre, et sa tulid. Aitäh sulle. Aitäh, Josh, sa tulid. Aitäh, et kutsusid. Rõõm. Veel kord, see oli väga hea, ütleme siis motiveeriv ja inspireeriv. Nii et kõik kuulajad, suur tänu ja järgmiste lugude.